No nii on kolmapäev, 23. aprill, Arsenal Art Enduro, esimene päev, kell 1 hakkab võistlus, Junkin on tsikkel täiesti valmis. Kaamera õla peal niimoodi käib nagu... Ise oled vaimselt valmis või? Täielikult valmis? Mina või? Jah. Täna on proloog, täna on suva. Täna on suva, täna tuleb lihtsalt vajutada. Peeres ma sõidan lihtsalt läbi, need püsti ja ei lõhu ennast ära. Täpselt, siin on üks sakslane meiega hotellis, siin on Aare pere, teeb mootorratast valmis. Minu oma valmis, välja ütletud, et Keiti ratas on kõver, aga tagus on sirge maks. Aaritselt tuleb uus rehv panna, ma usaldasin teda. Nüüd läheb hirmsaks kihutamiseks. Aare vahetab veel õli ära. Siuke killavoor nagu mustlaslaager on siin laiali. See pole midagi. Lähedal me oleme üldse selle... Jaa, siin on meie hotell. Ja siin on see... stardipädok ja laager ja registreerimine ja start ja finiš. Lauri sai täiusliku majutuse. Enam lähemale poleks saanud. Alguses ma eile, kui hakkasin navigeerima, siis juhatas hoopis teisele poole 300 kiltsi eemale. Mõtlesin täitsa perses, mõtlesin valesse kohta. Korraks tekkis paanika ka. Teise külla. Ja. Aga siis hakkasime siia sõitma ja vaatasin, ops, väga õige koht. Aare on pro-klassis, stardinumber oli 7 või? Lauri on ekspertklassis 135 number. Mina panin seenior-klassi ja siis selgus, et siin seenior on alates, et ma olen liiga noor selleks, et seenior on 45 alates siin. Ja siis läksin ka ekspertklassi. Tundub, et stardin Lauri taga. Vot. Ja siis järgmine seanss rajal. Politsei saatel sõidame terve Kuhjara siis starti, me ei tea, kui kaugel see start on, aga vihma hakkas sadama. See teeb olukorra märjaks. Panin kileka selga. Stardisildud tuleb ära võtta. Pro-vennad kõik siin. Oi, plähed, et hakkab vajutama. Vaadake, teevad sooja siin. Prillid saavad märjaks, kaamera saab märjaks. Ma õpin, vaatan, kuidas sõita, vaata, siis näeb. Ühe asjaga me eristume küll. Meil on ainukesed sitased rattad, konkreetselt nagu mulla ja värgiga koos. Teistel on täiesti puhtad, läikivad, silikona. No näed, palun väga. Silikon. Läigivad. Külaelanikud on ka rõõmsad, vahepeal vahivad, mis toimub. Õnneliku töölised tunned ära selle järgi, et tal on telefon käes ja käpp püsti. Ja külaelanikud, kes istuvad lihtsalt maja ääres pingi peal, need on ka õnnelikud, sest neil on terve maailma aeg käes. Eestlasel ei ole niisugust aega, nad rabelevad kogu aeg ringi ju. Et raha teenida, et naabrist parem olla, näed isegi mainstreami. No aga kui inimesed on õnnelikud. Päris valus vihm on seal, ärme sinna poole lämme. Igal pool on vihm välja arvatud seal, ees kuhu me lämme. Julm, paremal kallab nagu oavarres. See vend on uued fansid saapad endale ostnud täna esimest korda jalas. Vaatame, kas see talle õnne ka toob. Lauri jällegi vanade saabastega. Me keerame kahjuks paremale poole ja Aare vangutas peas, sest ma tean mille pärast, et see lihtsalt kallab. Ma olen su mõtete lugeja. Aare tegi, no ei pljääd niimoodi. Täna tuleb Aarde Toore ja esimesed päeval. Noh, kiriku juurest on startis. Äge! Nii kaua kui meie tuleme, ükskord on vihmi üle läinud. Nii, kiriku juurest mööda. Metsa sisse ja vihma sisse.
äge. Aare läheb kullagrupis, vist on minutiste vahedega start. Kui minutistega on, siis meil on Lauriga vähemalt tund aega oodata või rohkem. Ma ei tea, palju neid kullaklassis on. See on nüüd siin päris ääreala küla. Pardid, haned. Siuke korralik. Ja ikka toolid ja inimesed põksuvad mõnusalt. Aia ääre. See vend on visiiriga kiivriga. Vaata eese. See vend on visiiriga kiivriga. Tule talle põlema see pea seal ju. Siuke stardiala siis. Täielik anarhia, kes puurib mäge, kes sõidab üle kõnniteed, või no siin ei ole kõnniteid, aga lihtsalt iga pool puuritakse lihtsalt, et sooja saada. Möll käib, jah? Möll käib, vorsti kes saab, pelmeeni saab, mis iganes siin on. Mis kell need stardid on, seda ei tea ka keegi. Siuke näeb see stardiala ja mustaslaager ülevalt välja. Kõik harjutavad. Teevad sooja. No miks sa ei peakski tegema? Ja metsas on ikka vihmane. Aare on number 7, minu meelest on seal stardikoridoris juba. Junkin põksub telgi all. Ja elu on chill. Väga lühikeste vahedega lähevad. Ässad läksid minema ja läheb see number 7 Aare pere. Jo läheb, ilmselt 2 pikslit on näha nii kaugelt, aga esimene kurv tuli hästi välja, ei kukkunud, teine kurv väga hea. Raisk 4 on sees ja vajutab. Praegu on vähemalt 7 hulgas. Praegu on 7 hulgas, kindlalt. Nii, ja Aare jõudis vaevalt teise kurvi läbida, kui juba läks järgmine. Me peame ka varsti alla minema, kui kurdi nii tihedalt minnakse. Okei, reportaas tehtud, alla tagasi. Nii, Harden on Arsenal. Lauri Jungin läheb ees ja mina lähen tal järgi, ma ei tea, palju see vahe on. Silma järgi panevad, 20 sekki. Laurid esimene kurv võetud, teine kurv võetud, vajutab. Nagu pikse pidi ainult. Natuke kaugemal, natuke kallis. Oi, praegu krossi endale hästi meeldib. Mägi ja Voldek vajutaksid mehi sealt.
tulevad peale. Ossa rest. Rest nou. Rohtit mu näo täis. Lauri näitas valet poolt. Närvine. Normaalselt situb seda. Mina olen. Käpad annab täis selle kiusamine, aga nii, vasakule. Oi, kui libe. Saatame ellu jääda. See on tähtsam kui miski muu. Kõige suuremad zombid läksid. Ma olen jala tallast pealaani läbi märg. Aga noh, see on savi. See on savi. Külm on. Nii kiire sõit, et reaalselt külm on. Siin käib mingi möll, lõke. Lõpuks metsa. Vales nii. Ikka oleks nad õigustus head ka. Pask. Okei, Erki, ohutult. Eestis sõida.
terva pealt alla käid, siis on kõik, noh. Hoia võiks mulle ju meeldida. Allamäge on vaikselt. Ülesmäge ma õnne. Mingi vend filmis, ma istusin, jäin istumiskaadrisse. Loodan, et mu ema ja treener seal ei vaata. Kärsahaig on üleval, aga ma ei tea, kas mullu. See peab sealt eest tulema. Kukkusin, fakti. Keegi läks mööda nagu situvast kassist junkin. Kuku veel. Vasaseks ja tõupin taga ka. On käpa lahti tõesti. Väga hea tempo, saab käpa lahti. Ja Lauri saab kaadris olla.
sellega minna saab sitaga kohe näkku. Pasaga näkku. Nähtav on väga kehva. Uphill. Kolmanda käiguga minema. Thank you. Jõuki lasime mööda, aga järgmise tõusu peal lähed jälle mööda. Kuhu minema peab? Ahah, alla mäge. Alla mäge. Ütleme, et on libe, aga esiratas pidurdab.
sellele, et käsi täis on, see üldse kaasa ei aita. Jaa! Chamberi peal koht välja heita. Noh. Go! Thanks. Thanks. Oh shit, chamber. Oh, yeah. One moment, I let you pass. No chance. Go. Seda vist Lauri hõikas teid kiired on, ega ma aru ei saa, mida ta hõikas. Tuli kiiresti, nagu Aare rääkis, nüüd ei ole kiirust kusagil. Et alla tulevad küll poisid jumala hästi, noh. Lihtsalt võtavad minuteid alla tulekute peal. Nüüd sõidab nagu tavaline piksake sõitja. Ma ei tea. Kivid on sama mustad kui maapind, üldse midagi ei näe.
Full kihutamine ja käpp pole lahti loomulikult läinud. Vasakule. Kätmised ei tule, see on ainult mure. Laua peal ja hakkab võistuma. Pake lahti. See on vist see lend.
Ohoo. Oi jumal, mis liga. Miks ma iga päev sõidan, öelge mulle? Oibre, kui siin risu ei pane, siis võib õnne tänada. Niisugune virts on peal, et jah. Kukkusin virtsa kraab. Ei ole hull. Mõtlen, kui selle liga peal risu ei pane midagi viltu. Valvsust ei saa sekundis kaotada. Mis kaamera teeb? Sildet jõgi oleks puhatud, nii mootoratult sees ei sõidaks. Eesti Keskkonnaamet seda näeks. Keegi lastaks lahti tööl. Läks küll buss. Teeb näitä.
jube vahva see Enduro. Rumeenias. Go! Hakkab jõutamine pihta. Pädib enda ees. Tegelikult ei tohiks pädida. Võiks elada rauaga sõitma. Aga noh, kes olen mina, et seda õpetada? Ja ikkagi tahaks kiiremini minna, aga nüüd on viga sees ka kogu. Nüüd pädisin ise ka. Jau! No tee poiss küll. Jau! Raputame kätt. Nii. Aha. Eile kiiksnud megagripp on siin. Ja nüüd on nii, et which way? Proovib. Jõugutamine või mitte, aga ega väsitav on ikka. Aga mis sellest mootorit me nagu nii peab alla vaba hooga laska.
Mis ma ütlesin alguses, piiksega kihutamine? No ei ole ju. Ütlegi kiirem ja põnevam. Ja kindlasti kellegi jaoks haard ka. Ega ta mullegi haard, käpp on ju kinni. Ja vaikne nagu Starkiga lased mäest alla. Ainult regenni ei toimu enda kehale ega bensule ka mitte midagi. Kauga läheb, kus ta nii kaua võttis, et mulle järgi jõud. Igal juhul on viisakas mööda lasta, kui keegi sulle järgi jõuab, sest kuidagi ta sulle järgi jõudis. Võrdub kiirem poiss või tüdruk. Loomulikult vee alla ei näe, mis on. Aga noh, samas mitte keegi ei näe. Sõidame ära selle asja. Ma just ei korda. Kohalikud oskavad ikka Allamäge hästi sõita. Vaatame, kas veelinna. Opa! Ei näe. Going. Proomesa jääb alati raja. Keegi müüb seda rohtu, mis on käpa kinnimineku vastu, võtab tervet kasti ära. Mööda ta sõitis, aga vihutama ka ei hakanud.
kui kukkumise peale ei mõtle, siis on nagu lihtsam. Lihtsalt läheks. Ja kui ta tuleb, eks see tuleb nagu nii. Anna, ma olen küll selles mõttes tubli olnud, et ma olen hoolitsenud kaamera puhtusest päris hästi. Oma sekundite arved. Sekundid siin ei loe nii. Taga on teistmoodi sõita. Üksi sõitis sealt Põksumaa taga, proovid mingi vennaga natukenegi sammu pidada. Mööda ta must sõi ja näed, samas eest ära ei sõida. See mulle tema tempo sobib. Vähemalt siiamaani. Teaduslikult on tõestatud nüüd, kui kaua tagumise venna sitatükk. Tema mootorite rehkist tuleb õhust. Sitatükk püsib õhus täpselt sinu prillideni. Need andmed on käes. Jälle jõge. Lehti on nagu kuradi Vanakuuste pargis niimoodi peale riisumist juba kui
raisk. Nojah, parem nii kui risu käia. Sama Ferko vend on ees. Tundub nii, sõidab minu tempos. Väga on hea sõita, ei ma pikaks ju. Kui esimene vend tõmbab. Ennast tavaliselt. Sama kohta, ongi viis. On jah, see nii lühikesest proloog oli. Saare peale jäänud. No tšau. Kui läks? Oi, suht raske. Veekott oli küll jumala mõtet, ma ei olnud tilkagi. Hull kihutamine oli. Ulme. Mul ei saanudki käppa lõpuni lahti. Ma panin paari korda mingisse soonde laskumisel hoogu, lihtsalt täna nii ehmatas ära. On jah. Aga ma pean täie peale vast välja sõitma mingi pesul otsima. Pill on nii sitane. Vist küll jah. Aga siin ei ole enne suurt linna ühtegi pesul, ma võin sulle kindel. Junkin peaks ka õige pea tulema. Koos startisime. Mähkisin esimese mäe peal ära. Või no see üks mägi oligi ainult, vaata, üks tõus. Ei saanud otsa ülesse, Junkin sai otsa ülesse. Ja ma ei teagi miks, aga nagu ikka, algus ei sobi mulle.
Vaatame, kui Lauri tuleb, võtame talt intervjuu. Nii, ja just finiseeris Lauri Junkin. Kutsuda siia, ma võtan intervjuud. Tule siia. Lauri, tere! Kuidas sõit läks sa? Siit vist olen terve. Ühe korra üles minnes võid mingi see kuradi jões sõites. Sõitsin hästi vasakul äärde järskust tasakal ära, kuradi sidur lahti. Ratas pani vastu seina kõik niimoodi. Said haiget ka või? Sain haiget, jah. Midagi kuskilt endast mingist plastikutükke ka, aga ma ei... No need on teise järgulised, ära muretselt. Rohkem risu ei pannud või? Vesi voolab. Rohkem risu ei pannud või? Panin küll, siin enne lõppu kaeli, eks verdi alla tulek ja soon oli keskel. Ja panin soonde sisse ja siis käpuni maha. See eriti pasane soon. See eriti pasane soon või? Keset teed, täis vedel, noh. Mul oli niimoodi, et ma pääsisin pärast seda videos vaadata, ma pääsisin niimoodi, et ma ütlesin, see on küll nüüd Mul käis üks jalg oli niimoodi taga. Tagad 2 vendad tulid, õnneks mulle sisse ei pannud. Ma tulin niimoodi, et ühelt poolt, siis proovisin teisele poole, siis viskas nagu sita koti sinna keskele, aga jäin rataste peale. Vasakut pooltaks on minna. Ma läksin paremat poolt. Jaa, parem oleks nii kitsaks. Vistab ära, aga ei vajus sisse. Nii järsuks. Aga no, eks see siuke kihutamine. Mõtlesin, et nüüd saab nagu laskumisse hästi lasta, kui siuke soon ja nii ägedalt kurvid olid, on ju. Hirmus kihutamine. No homme hakkab õige sõit, et mis see? Teed, see oli jumala nagu, ma siin omal nagu kaameras rääkisin, et mingi see hobiklassi siuke mõnus tegelikult. Noh, tegelikult oli jah mõnus flow, et sai nagu sõita, igaüks sai sõita. Ja said nagu, neid kuradi tõusud olid ka tegelikult nagu okei. Ühe tõusud enne lõppu kavat, kus tuli nagu jääst üles, siis keeras. Ja kus juurikaid oli lahti, jah? Jah, ma soperdasin ära, pidin alla minema. Mul läks ilusti. Tulegi lähme otsime mingi pesule. Ei no, küsime kohalikest, meil ei ole mõtet minna ise otsima. Või siis vaatame Google Maps'is, me oleme praegu 2 linna vahel. Meil Google Maps ei tööta praegu. Miks? Pole netti. Lähme kuskile kuradi jõkke ja ma võtan ämbri auto juurest ja kastan üle ja tõmbame niimoodi kuskil. Jura. Kurat tahtsin filmida just. Sõidame tagasi, see vend tegi hästi esirattal sõitu siin päris mitmeid kordi järjest. Näitas Junkinile, et ta tuleb hästi välja. Ta tegelikult tuli ka hästi välja. Nüüd sõidame siit võistluskohast tagasi linna, tsiklid on nii pasad, et tahaks pesta, aga meil ei ole pesulat seal. See on täiesti küla, kus me oleme. Ja huligaanitsemine käib punasega minek. Oi. Mina nii ei teeks, aga ma ei tahaks maha jääda. Tegelikult ikka teeks. Teetööd käivadki, järgmine aastas ja võistluse tulla saab kvaliteetselt asfalti minna. Näed, sain ilusti kaadrisse. Kuidas stopid tehakse. Mine veel, tsikli pesu käib ões, pesulat ei ole siis. Kõik on läbimärg nagunii. Looduslik pesula. Ma loodan, et saab puhtamaks. Aare tuleb ka, peseb motikas. Ise läbi märg. Enam-vähem suurema jama saab maha. Mine sõida ees.
mis sa teed, kui ei ole? Midagi saab vahetada jaa, aga savi nagunii on sitanegi. Iste on lihtsalt kõige hullem, et ämberiga peaks käima. Politsei! Ja kohe on politsei ka platsis.